et ma ütlen veel kord tere. Tere ka virtuaalsetele liitujatele ja nendele, kes hiljem seda videot vaatavad. Igal juhul meil on siin psühholoogia ja magistriõppe infotund Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudis ja me püüame anda teile ülevaate, et mida magistri vastuvõtust oodata ja mida õpingutest oodata ja mida mitte oodata ja ootame kindlasti ka teie küsimusi. Ja enne kui ma teile numbreid ja tähtsaid kuupäevi näitan ja ka slaidid ette manan, et ma tutvustan siin natukene oma kolleege ka, aga ma vajan eelkõige nende abi. Ütlen veel kord, et olen jah, magistriõppe programmijuht, aga mul on siin toredad kolleegid, kes ka saavad sõna võtta ja aidata ja küsimustele vastata. Ja annangi sõna siis Adale, kes on ka meil õppejõud. Ada Urm. Ja tere minu poolt samamoodi. Mina olen siis Psühholoogia Instituudis arengu- ja koolipsühholoogia nooremlektor ja tegelen oma igapäevases tegevuses siis koolipsühholoogia erialaainete õpetamisega nii magistri- kui bakalaureuseõppes. Aitäh, Ada. Nii, kes on veel meie inimestest siin? Osad on Kertu. Ja Ja, tere, kuulete mind? ja. Mina olen siis Gert Uirt, olen peamiselt täiendusõppe õppekorraldusspetsialist, kuid magistriõppe sisseastumise katsetega abistan ka mina, et mina olen see, kes infokirjad teile saadab ja et selles osas olen mina ka seotud nii. Aitäh, Kertu. Nii, aga kas on veel keegi meie inimestest? Ma otseselt ei näe. Mina olen incognito. Ahah. Ma ei taha rääkida ega näidata ennast. Ahah, aga hääl on äratuntav, et on küll, siin on veel tore Kertu, kes ka võib-olla teiega suhtleb ja näete, paljud tõesti tunnevad ka teda, et Kertu Saar on musta kastina, aga väga tore, kui ta siin on praegu. Ja kuna ma praegu otseselt ka kedagi teist ei näe, et siis lähemegi selle juurde, et ma manan ette slaidid ja siis saab see natukene illustreeritud, mis ma siin räägin. Nii, ma loodan, et te näete. Kuna ma praegusel hetkel ei näe chati väga hästi, siis ma võib-olla ei suuda kohe reageerida, kui te sinna midagi kirjutate, aga ma vaatan seda chati kindlasti siis, kui ma need slaidid kinni panen ja tegelikult palun ka Adat ja Kertusid, et äkki te näete paremini ja suudate jälgida, mis chatis toimub ja siis segate vahele. Ja tõesti segage vahele, kui midagi arusaamatut on, et see ei ole nii formaalne, see infotund. Jah, ja ma palun, et teil mikrofonid on vahepeal kinni, aga saate ikkagi häält teha, kui tahate midagi küsida. Nii, kasulikud lingid panen ka teile siia ette. Need slaidid lähevad samuti paneme kuhugi sinna linkidele või koduleheküljele. Ja kõigepealt on see, et keda me üldse psühholoogia magistriõppesse ootame. Et kõige lihtsam vastus on, et need, kellel on juba psühholoogia bakalaureusekraad olemas. Nii et selles mõttes on lihtne, aga tegelikult me ootame ju ka neid inimesi, kellel on olemas kõrgharidus ja on piisavalt võetud psühholoogia selliseid alus- või eeldusaineid. Ja et oleks siis lihtsam juba meie juures edasi minna. Ehk täitsa puhtformaalselt väga lihtne on siis, kui te olete lõpetanud Tartu või Tallinna Ülikooli psühholoogia baka
siis on kõik kriteeriumid täidetud ja täidetud on ka siis, kui meil siin Tartu Ülikoolis on ka niinimetatud eeldusainete programm, mis on siis minimaalselt 54 EAP-d, et kui need on kõik olemas, siis on ka kõik hästi, et seda me oleme siin seda programmi juba vedanud mitmeid aastaid. Samamoodi siis, kui psühholoogia eriala on võetud kõrvalainena ja samamoodi, et need eeldusainete tingimused on siis täidetud sel puhul. Nii et nendega on lihtne, aga paljud on omandanud kõrghariduse ka kuskil mujal. See võib olla näiteks psühholoogia kuskil mujal riigis, mujal ülikoolis, siis me tahaks ikkagi näha neid tõendeid, et te olete selle läbinud, ehk siis tähendab, et koopia lõpudiplomist ja meil on palve, et te täidate siis ära niinimetatud vormid, kus on ära näidatud, millised ained vastavad seal olevad ained vastavad ka meie õppekavale, et me saaks uskuda, et nii, et asjad, et see põhipakett on saadud. Ja need täpsemad, kes proovin. Panin vaiksema peale. Et saate sellelt lingilt veel täpsemalt uurida, kuidas see käib ja siin ka Kertu aitab. Aga igal juhul meil on vaja teada, vaja tõendeid, et te olete läbinud kuskil teise eriala. Nii, eesti keele oskust ka ikkagi sellepärast, et meil on emakeelne ülikool ja kuigi väga palju materjale on inglise keeles, sest ülikoolis peab ikkagi inglise keelt ka oskama ja teaduskirjandus on ingliskeelne, siis emakeelse ülikooli nimel on meil tarvis ka, et eesti keele oskus on olemas. Nii, olulised numbrid ja kuupäevad, nagu lubasin. Meil on jämedalt öeldes sel aastal 2 vastuvõttu. Tegelikult on lõpuks üks psühholoogia kõik, väikeste erisustega. Niinimetatud päevaõppe või siis põhiõppe on traditsiooniline ikka nii, et see kestab 2 aastat ja siis 28 kohta on. Aga samas mahus 2-aastane õpe on venitatud siis 3 aasta peale niinimetatud sessioonõppes ja see on jällegi eraldi projekt. Juba eelmine aasta eraldas riik raha selleks, et koolipsühholoogide arengut toetada. Nii et eelmine aasta oli esimest korda, kus oli koolipsühholoogide sessioonõppe ja nüüd samamoodi koolipsühholoogia suuna sessioonõppe. Selle vastuvõtt on ka sel aastal ja selle põhiasukoht siis, kus õpitakse, on ikkagi seekord Tartu. Et see eelmine aasta läks nii, et me avasime selle sessioonõppe Pärnus ja seekord on siis Tartus. Tuleb välja, et ka Pärnus käib väga palju inimesi, et ei ole inimesed üldse ainult Pärnu lähedalt, kuigi alguses oli plaan, et sealkandi inimestele tegelikkuses sõidab Pärnusse palju inimesi ka Narvast ja mujalt Eestist ja Viljandist ja Tartust ja Tallinnast. Nii et seekord siis samamoodi koolipsühholoogia sessioonõppe 3 aastat sellises täismahus ja koolipsühholoogidele see rõõmu sõnum, et seal on võimalik taotleda ka stipendiumi. Kõik ei saa, aga tugevamad saavad ja see kehtib ka Pärnu koolipsühholoogide õppe kohta. Ma räägin sessioonõppest natukene täpsemalt veel. Nii, aga avalduste vastuvõtt lõpeb 26. juunil. Ehk siis hea oleks, kui ikkagi enne jaani saaks ära sättida oma dokumendid ja esitada. Aga et peale jaani ka veel 1 päev enam-vähem. Ja mis siis edasi saab? Me soovime teid näha, teiega vestelda. Me nimetame seda eriala katseks
ja selle kirjalik osa toimub, kirjalik osa, esimene osa just 2. juulil näituse Kahes ehk siis meie koduinstituudis ja üldse selline erialakatse suuline osa toimub nii 2. kui 3. juulil. Sulgudes on 4. juuli, sest me ei tea, kui palju rahvast tuleb ja äkki tuleb nii palju, et me peame 4. juuli ka kasutusele võtma. Et sihuke igaks juhuks broneerime ära. Aga see kirjalik osa tähendab seda, et kõigil me ei ole vaja teha, et need, kes lõpetavad Tartu või Tallinna Ülikooli psühholoogia, nendel on see niinimetatud bakalaureuse eksam juba tehtud, aga need, kellel ei ole sellist asja ette näidata, kes on kas kõrvaleriala tudengid või siis tulevad kuskilt mujalt, et me soovime ikkagi näha, et demonstreerite, et te oskate meie bakalaureuse kaval põhinevatele küsimustele vastata. Ja kui te tulete kaugemalt, siis mõistlik on nii, et 2. juulil on see test, mis kestab 3 tundi, aga et siis võiks planeerida nii, et kui te juba kohale tulete, et siis te teete samal päeval ka selle intervjuu pärast testi ära. Et püüame nii sättida. Kariina, Ja, ma korra tulistaks ühe küsimuse siit, mis chati tekkis selle slaidi kohta. ja. Katriini huvitab esiteks see, et kui suur osa päevaõppest peab reaalselt siis füüsiliselt kohal käima. Kohe Kuidas see päevaõppes on korraldatud? Mul on selle kohta slaid. Kohe tuleb. Tulemas. Jah. Teine küsimus puudutab siis sisseastumise eksamit, et miks on nii, et täiendõppes ei ole kajastatud kõiki ained, mis on sisseastumise eksamil. 3 ainet tuleb võtta iseseisvalt, et osata eksamit teha. Lihtsalt sellepärast, et ega psühholoogia magistri või tähendab bakalaureuse kava ei ole otseselt disainitud selle jaoks, et eeldusainete programmi teha, vaid tegelikult laiemat programmi. Ja kokkuvõttes pidime tegema eeldusainete näol mingisuguse valiku, mis annab kõige suurema aluse selleks, et oleks lihtsam magistris edasi minna. Aga peab ütlema, et ega see eeldusainete 54 EAP-d ei anna ju täit, et see ei võrdu ju selle 180 EAP-ga ja samas on selge, et mingisugused teadmised jäävad sellest põhipaketist natukene kõrvale ja samas on ikkagi hea, kui need inimesed ei pea neid teisi aineid võtma. Aga kuna mitmed küsimused tulevad teistest valdkondadest ja tegelikult meil on ju need paketid näidatud ka, et mida me seal umbes teada tahame, et iseenesest ei pea võtma neid teisi aineid. Kui te käite need materjalid üle, et mida me seal bakalaureuse eksamil küsime ja leiate selle materjali info ise, siis see ei ole ka mingi probleem, et me ei sunni kedagi võtma lisaaineid, aga on selge, et mingisuguseid küsimusi võib tulla mujalt. Kuigi me oleme ekstra siin viimastel aastatel näinud vaeva, et põhiküsimused tuleksid nendest ainetest, mis on eeldusainete programmid. Põhimass on sealt, aga tuleb natuke. Ma korraks täiendan veel, et me andsime tegelikult võimaluse nende lisaainete näol siis pääseda õppematerjalidele ligi ka Moodle'isse. Et ka sealt on võimalik veel lisasi iseseisvalt õppida nii-öelda abimaterjaliga. Jah, nii et selle eest me ei kasseeri midagi. Et vähemalt ligipääs on olemas. Nii. Aga head küsimused. Nii. Järgmine küsimus on magistritöö selle projekti kohta, aga ma eeldan, et sul tuleb selle kohta ka eraldi täitsa juttu slaidis. Ja tegelikult mul isegi vist slaide ei ole, aga ma räägin sellest küll. Ma arvan, ma räägin selle jutu ära ja siis tõesti võiks rääkida sellest magistritöö projektist ka, see on natukene muutunud. Siin sellest projektist tulebki juttu, et visioon või projekt, ükskõik kuidas me nimetame, mõte on selles, et tõesti koos avaldustega tuleb sinna sassi see ka magistritöö visioon või projekt panna.
ka täidetud kandidaadi küsimustik ja siis mingisugune varasem uurimistöö. See ei pea olema otseselt psühholoogia uurimistöö, aga kui te olete muidugi psühholoogiat enne õppinud, siis loomulikult see, aga võib-olla te olete teistsuguse taustaga ja näiteks ka mingi majandusalane või ükskõik, ma ei tea, loomade elu uurimistöö, igal juhul midagi säärast oleks ka tore näha. Ja siis nende dokumentide põhjal teeme me ka intervjuu. Nüüd ma võingi siis öelda, et mida see magistritöö visioon tähendab. Et see tähendab, vanasti oli võib-olla rohkem reglementeeritud ja me soovitasime väga otsida juhendajaid endale, aga enam me seda ei tee, sellepärast et mõnikord juhtus, et juhendajad tegid liiga palju ära ja siis tudengi enda kätt või originaalsust sealt väga hästi ei paistnudki. See ei tähenda, et me ei vaataks sellist teaduslikku mõtlemist, aga mõte on ikkagi see, et te näitate paaril leheküljel ära, et te olete mõelnud mingi uurimisprobleemi peale ja ka selle peale, et kuidas sellele vastust saada. Me ei eelda, et te teete maailma muutva teadustöö. Me soovime lihtsalt näha sellist teaduslikuma argumenteerimisoskust ja loomulikult see töö peaks või see projekt või visioon peaks olema ikkagi mingil teemal, mis puutub psühholoogiaga kokku ka. Ja juhendaja mingisugust nõusolekut, allkirja, mitte midagi säärast vaja ei ole ja ei pea olema nii, et seesama, mis te siis nüüd siin esitate, et te peaksite kindla peale magistriõppes selle projektiga edasi minema. Seda kohustust ei ole. Selle projekti mõte on näidata komisjonile, et te oskate teaduslikult ja loovalt ja originaalselt mõelda. Ja siis me uurime teie käest. Et võib juhtuda, et see projekt on nii hea ja on ka tehtav ja meil on siin instituudis või kuskil olemas juhendajad, kes oskavad seda ka juhendada. Ideid võib saada alati ka meie koduleheküljelt inimeste profiile vaadates või siis selliseid teadusgruppide tegevusi uurides või siis veel mingisuguseid teemasid, välja pakutud teemasid vaadates. Aga tegelikkuses me ei taha, et me ei eelda, et te teete seda koostööd. Kas selle kohta on veel küsimusi? Jaa, 2 küsimust tuli. Ma korra segan. Ja. Kas sa, Karina, saad vaadata, kas sul on ooteruumis inimesi äkki? Aha. Signe ütleb, et ta ei saa sisse. Ahah. No nii, ma nüüd eeldan, et Karina, sul õnnestub 2 asja korraga teha. Üks küsimus, Ja. mis puudutab seda uurimistööd on, et tudeng ütleb, et ta ei ole bakalaureuse erialal ühtegi uurimustööd teinud, et kas võib siis kandideerimisel esitada midagi, mida ta tegi siis näiteks eeldusainete programmi raames. Osad inimesed on ka eeldusainete programmi raames mingisuguse uurimistöö teinud. Ma arvan, et me peaksime siis võib-olla eraldi rääkima, et mis asi see on. Sest meil on juhtunud, et inimesed on ka lõpetanud mingisuguse eriala, kus ei ole otseselt klassikalist uurimistööd olnudki. Aga ma arvan, et see on niisugune individuaalne arutamine, mis siis tasub esitada, mis kõige paremini näitab seda, et inimene oskab teaduslikult mõelda. Ehk siis erijuhtumid eraldi läbi rääkida tasub. Ja teine küsimus, et kui väga peab selle magistritöö visiooni teema siis kattuma selle suunaga, kuhu parasjagu kandideeritakse? Ei pea, sellepärast, et võib, eks ole, see võib ka näidata, et teil on nagu ekstra huvi selle suuna vastu ja siis mõtletegi sinna suunas ka juba teaduslikult, aga meil on olnud väga palju praktikas selliseid kogemusi, kus näiteks kliinilise suuna inimesed teevad hoopis rotiuuringuid, mis kokkuvõttes võib olla ka kliiniline lõpuks, aga ta ei pea olema nii üks-üheselt selle sama suunaga seotud. Ja samas, kui tegemist on ikkagi psühholoogiaga, siis võib ka natukene kõverat teed pidi leida seose selle suunaga. Aga ei pea olema nii üks-ühele, et jah, et kandideerin koolipsühholoogiks ja siis kohe uurin näiteks seda, et kuidas stressitase mõjutab laste õpitulemusi või midagi säärast veel. Ei pea olema kohe nii.
aga võib. Oota, kas sa näed veel küsimusi? Praktiline küsimus, et kui varasem uurimistöö on ainult paberkandjal, kas skännida sisse või tuua paberkandjal kohale? Skännimine on parem, sellepärast et mine tea, mis selle paberiga saavad. Tegelikult komisjoni liikmeid on rohkem ja kui me valmistume intervjuudeks ette, siis me parema meelega vaatame elektroonseid dokumente, meil on väga keeruline lapata. Just. Mhm. Ja, Nii. ja siis on küsimus ka selle kohta, et selle keskmise hinde osas, et kas sisseastumisel vaadatakse magistriõppe eeldusainete programmi keskmist hinnet? Meil ei ole enam keskmist hinnet me muutsime ära, meil pikka aega oli küll selline reegel, et me vaatasime, keskmine hinne andis mingisuguse protsendi kogu siis selle katse või noh, siukse komplekti skooridest, aga eri põhjustel me muutsime seda. Üks põhjus oli ka see, et hea küll, me saame aru, mismoodi moodustavad siin Eestis hinded, aga meil on väga palju toredaid kandidaate ka välismaa ülikoolidest ja nende keskmise hinde arvutamine osutus väga keerukaks ja kohati ei ole võrreldav meie süsteemidega. Nii et nad on kehvasti võrreldavad ja kui me ei saa midagi võrrelda, siis oleks ebaaus see siin mängu panna. Nii et nüüd tekib pingerida, nii nagu siin kirjas on, et meil on erialakatse, mis moodustub kahest osast. Üks ongi see siis seesama nii-öelda bakalaureuse eksam, mis on olemas kindlasti neil, kes meil siin lõpetavad baka ja Tallinna Ülikooli bakat me arvestame samamoodi, aga need, kes on kuskilt väljapoolt ja võib-olla ka siis eeldusainete programmilt või kõrvalerialalt, et kõigilt me siis ootame samasuguse erialakatse sooritamist, mis võrdsustab ikkagi tingimusi. Ja see suuline, see annab siis 40% ja suuline osa, mis annab 60%, see põhineb intervjuul, mis omakorda baseerub sellel, et me oleme tutvunud teie magistritöö projektiga või visiooniga ja lugenud ka sellist kandidaadi küsimustikku, kus meil on ette antud, et kuidas sellised küsimused. Me tahame teie tausta kohta natukene teada, te saate seal võib-olla tuua midagi toredat ka enda kohta välja. Samamoodi tahame teada mõnda asja, mis võiksid kirjeldada sobivust psühholoogia erialal, et miks just see suund ja miks just psühholoogia. Nii et siis me ja uurime ka töökogemusi, nii et siis me saame teiega natukene juba tuttavaks nii-öelda paberite abil ja siis me küsitleme natukene. Ja saate üht-teist veel juurde rääkida. Ja see võib tunduda teile üsna subjektiivne, kuidas me seda teeme, aga praktika näitab, et see töötab päris hästi. Et meil on siin mitmed inimesed, kes on aastaid ka neid intervjuusid läbi viinud ja ma usun, et te saate sedasi nii-öelda kirjalikult ette valmistades ja siis veel suuliselt korrigeerides või midagi esitledes endast päris palju teada anda. Ja siis tekib pingerida. Ülikoolis on selline reegel, et on teatud lävendid, kus me nimetame nagu, et see on nagu positiivne sooritus ja meil on ka selline lävend olemas, see on 66 punkti. See tõenäoliselt on nii, et väga paljud saate üle 66 punkti ja hoolimata sellest ei ole meil võimalik teid kahjuks vastu võtta, sest kohtade arv on piiratud. Aga see 66 punkti ja üle selle annab nagu lihtsamalt tulla eksterniks. Räägin sellest ka kohe edasi, et siis on justkui demonstreeritud, et olete positiivselt nagu sooritanud selle ja vähemalt, et me ootame teid õppima, aga võib-olla siis lihtsalt kohti ei jagu. Et seda on juhtunud, et nii tublid ja toredad kandidaadid on, tihtipeale tahame rohkem vastu võtta, kui kohti on. Aga jah, on nagu on. Nii,
aga mis selle magistriõppega üldiselt siis on, et need on üldised, see kehtib nii nüüd põhiõppe kohta, mis on 2-aastane, kui siis nüüd selle sessioonõppe kohta. Aga me oleme juba ammu planeerinud põhiõpet ka natukene nagu sessioonõppe moodi, sest oleme teadlikud, et tudengid käivad väga palju tööl ja proovimegi siis teha nii, et 3 päevale nädalas, nädala teisel poolel, et jääksid need teise poolde. Kohati võib juhtuda, et mõni nädal on tihedam ja ei ole nii, et kõik nädalad on paksult kolmapäevast reedeni täis, et nad varieeruvad. Meil on olemas ainete plokid, on kohustuslik üldainete plokk, mida kõigepealt esimesel semestril on selliseid kohustuslikke aineid loomulikult kõige rohkem. Mida edasi, seda vähemaks jääb neid kohustuslikke üldaineid, vaid on sellised suunaained. Aga üldprintsiip on see, et neid kohustuslikke üldaineid loetaksegi igal aastal, aga suuna- või erialaained on meil üle aasta. Nii et tasub vaadata, millal midagi loetakse. Meil on praegu ette valmistatud sellised täitsa minu meelest üsna arusaadavad plaanid, mille me ka PDF-ina ilmselt kuskile üles paneme, et mida millal võtta, et saaks kõik mõistliku koormusega õigel ajal tehtud. Ja siis jah, need suuna erialaained, need plokid on ka ära näidatud, et mida on vaja võtta. Me ootame, et siis ütlete, mis on teie suuna eelistus sisseastumisel ka. Ja loogiline on ka see, et õppeainetel on oma loogiline järgnevus, et me eeldame, et teatud üldained või siis ka teatud suuna erialaained kõigepealt võetakse mingisugune üks jupp ära, see juhatab sisse mingisugusesse järgmisesse ainesse, et on niiviisi üles ehitatud. Ja nüüd sellel aastal ongi sisseastumine psühholoog-nõustaja suunale, koolipsühholoogia suunale ja spordipsühholoogia suunale. Ja siis paaritul aastal on kliinilise psühholoogia suund. Ja keda suunad üldse ei huvita, ega kellel ei ole tähtis, ega me oleme teadlikud, et mõni inimene tahab lihtsalt üldpsühholoogiat või tahab teadust või tahab mingisuguseid juppe, et me ootame ka selliseid kandidaate ikkagi, et ei pea saama alati praktikuks. Ja ka meil on olemas ka karjäärispetsialisti ettevalmistuse moodulid, et ütleme, karjäärispetsialistil oleks ka ilmselt sel aastal lihtsam alustada, aga me ei ole otseselt kuidagi rigiidselt paika pannud, et millal ta peab kindlasti sisse astuma ja karjäärispetsialisti ettevalmistus ei ole päris samasugune nagu psühholoogi või kutsega psühholoogi oma. Signe võib siin natukese aja pärast veel rohkem rääkida, kes teab karjäärispetsialistist kõike. Ja kui rääkida nüüd põhiõppest, juba ütlesin, et ettevalmistus kindlasti 3 psühholoogi kutseks ja 3+2+1 tähendab seda, et psühholoogi kutse saavad spetsialistid, kellel on psühholoogia baka. Erandiks see, et paljudel on võib-olla mingi muu baka, aga nad on teinud vähemalt eelduse ained ja oma kompetentsid on käes. Aga igal juhul siis 2 on magistrikraad psühholoogias, see on päris kindel. See +1 seal otsa on psühholoogi kutseaasta, mis praegu ei ole veel Eestis psühholoogi põhiõppe osa, aga mõte on selles, et praegu on magister ja selleks, et täitsa ametlikult kutset saada, siis tuleb veel natukene rügada. Aga see on mujal maailmas ka niiviisi, et see ei ole midagi ennekuulmatut. Ehk ma tahaksin ära võtta või selle võib-olla põhjendamata ootuse, et kui te saate magistrikraadi kätte, et siis teil on kohe ka psühholoogi kutse. Kutset veel ei saa, aga eelkõige koolipsühholoogina töötamiseks on praegu
riiklikult nõutud vähemalt magistrikraad psühholoogias ja noh, see veel kutse ei ole. Ma loodan, et kutset tehakse ka aina rohkem, aga see on vähemalt ametlik nõue ja väga paljudes kohtades on see kriteerium, et peab olema vähemalt magistrikraad psühholoogias ja küll te jõuate selle kutse sinna koos sellise praktiseerimise ja enesetäiendamisega veel otsa teha. Aga esimene jupp on jah magister. Nii, juba selle rääkisin ära, et on kohustuslik üldõppemoodul 46 EAP-d ja siis on need erialamoodulid või suuna, mille sees ongi siis suunad ja veel igasugused muud valikaineid. Vabaained 6 EAP-d on selline natuke formaalne moodul, sest enamik meie üliõpilasi võtab lihtsalt valikaineid sinna otsa ja ütleb, et nüüd need lähevad sinna vabaaine moodulisse. Aga see ei pea nii olema, see võib olla ka kuskilt mujalt instituudist või ülikoolist võetud ained, mis esmapilgul võib-olla ei paistagi nii psühholoogia omad, et võib-olla mingid muud statistikameetodi või midagi muud huvitavat. Julgustame igal juhul võtma, aga meil väga paljud tudengid panevad nad ka või noh, võtavad just psühholoogia valikainete hulgast. Ja siis on magistritöö, selline teaduslik uurimistöö. Eks ta on sarnane uurimistööga kui meie siin tudengeid uurimistöid vaadata, siis on tuttav, lihtsalt oluliselt mahukam juba. Ja tunniplaanid sügise omad on juba olemas, ka sessioonõppe oma, mis on väga sarnane, kõik need printsiibid, aga sessioonõppesse sisseastumine, selleks tuleb eraldi esitada dokumendid. Meil on eelmisest aastat kogemused, et päris paljud inimesed esitasid dokumendid nii sessioonõppesse kui põhiõppesse. Aga jah, et see koolipsühholoogia suund ongi siis sessioonõppes eraldi. Samamoodi ta on justkui kutseks ettevalmistus, aga pärast magistrikraadiga on võimalik minna juba kooli ja öelda, et ma olen koolipsühholoog praegusel hetkel. Ja ekstra meie tore Marju, kes õppeplaane kokku paneb, nägi hirmsat vaeva, et korraldada nii, et kohapealne õppetöö tuleb Tartus üle nädala ja nädala teisel poolel. Ja sügisel sai ta selle kalendri niiviisi kokku pandud, et need on Tartu Ülikooli kalendri paaritutel nädalatel, neljapäeviti ja reedeti. Päris paljud kursused toimuvad koos päevaõppega või selle põhiõppega, sellepärast et põhiõppe me oleme kogu aeg üritanud sättida neid niiviisi nädala teise poole, et see elu nii palju ei segaks. Aga võib-olla, et sellel teisel nädalal siis on mõni virtuaalne kohtumine, aga koha peal kindlasti tulema ei pea. Praegu on teada, et sügisel on mõned virtuaalsed seminarid neljapäeviti just ja üsna selles mõttes mõistlikul ajal, et need, kes käivad tööl, nad ei pea väga palju tööajast varastama. Et see neljapäeva õhtuti siis. Ja saate samamoodi õppeinfosüsteemist tunniplaani vaadata. Lasen kedagi sisse. Ja samamoodi on kohustuslik üldainete plokk, üldprintsiip ja on siis spetsiaalselt pandud suunamoodulid koolipsühholoogia eriala ainetest ja me oleme lisanud ka karjäärispetsialisti eriala aineid, sellepärast et tundub, et koolis töötavatel spetsialistidel võib just seda plokki kõige rohkem vaja minna ja selle pealt, kui te soovite, võite kunagi taotleda ka siis karjäärispetsialisti kutset veel eraldi. Nii et siuke two in one. Mulle tundub, et ma vastasin selle küsimusse ära, et mismoodi selles sessioonõppes siis töö välja hakkab nägema. Et sügis on ka paigas juba, aga üldiselt üritamegi nii, et üle nädala teisel poole. Seekord ma teada, et on neljapäev reede, aga ei ole välistatud, et mõnikord tuleb, ma ei tea, neljapäev reede laupäev näiteks, et on Pärnus täitsa olnud ikkagi niiviisi.
aga seekord saime nii sätitud. Üks küsimus on vahepeal Jah. tulnud suuna valiku kohta, et kui ükski kutse ei huvita, kuidas siis suunda valida? Et kui tahaks teadust teha näiteks. Ahah, siis me peame ikkagi arutama, et mis ta valima hakkab, sellepärast et miks me neid suundi tahame, et kuna ainetel on piirarvud ja seal on põhipõhjused, miks on piirarvud, on nii, et soovijaid on alati rohkem, kui meil võimalusi on, aga me peame võimaldama kindlasti suuna inimestele need ained õigel ajal õiges järjekorras saada ja siis teised tulevad nagu, kui kohti üle jääb, saavad teised ka. Et meil lihtsalt ei mahu, õppejõud ei jõua, seminarigrupid lähevad muidu liiga suureks ja vahest tehakse niikuinii mitu seminarigruppi. Aga et mis teha siis, kui tuleb inimene, kes ei taha justkui ühtegi, siis me peaksime talle ikkagi mingisuguse paketi kokku panema. Ja ma arvan, et me teeme selle avavestluse intervjuul, et aru saada, et mis huvitab, miks just näiteks teadussuund ja siis saame edaspidi kokku leppida, mis me siis teeme. Nii, kas on veel praegu mingisuguseid küsimusi? Sessioonõppe kohta on küsimused, et kas ka nõustamise suunale on kunagi plaanis sessioonõpet võimaldada? Küsimus on hea ja me oleme mõelnud sedasama tegelikult ka kliinilise kohta nagu üldse laiemalt, aga praegusel hetkel ei ole teada, et riiklikult võimaldatakse sellist tegevust, et kui see kunagi tuleb, siis tõenäoliselt see tuleb tasulise õppena. Aga meil ei ole praegu otseselt sellist plaani, et me proovime hakkama saada selle toreda võimalusega, et riik eraldas raha umbes topeltkoormusel või et koolipsühholoogide õpet toetada. Aga et me praegu lähimad paar aastat ilmselt seda ei tee. Aga et ei julge välja lubada. Oleme korduvalt rääkinud, aga välja lubada ei julge. Mõte on hea, aga me peame jõudma. Ja siis on ka küsimus, et kas nõustamise suunal, et kui suur osakaal on seal e-õppel, ehk siis, et kas need nädalalõpud kolmapäevast reedeni peab kogu aeg kohal käima või saab mõned päevad ka e-õppes mööda lasta. Jah, meil siin vahepeal oli väga tugevalt suun sellesse etappi, et lasta olla e-õpe. Praegu on elu näidanud, et me peame rohkem tulema päris kohapealse õppe juurde tagasi, sellepärast et mingid õpitulemused on kannatama hakanud, aga me oleme hakanud rohkem tegema ka sellist asja, et lihtsalt loenguks paljudes ainetes koha peale ei pea tulema, et aine ongi rohkem üles ehitatud nii, et on eelsalvestatud loengud, on ülesanne antud, et see loeng tuleb ära vaadata ja võib-olla mingisugune test või teadmiste kontroll ja koha peale tullakse siis seminarideks ja sellisteks arutlusteks. Nii et jah, selliseid vorme on tekkinud natuke rohkem, aga jah, päris nii ei ole, et mingi nädal ei tule kohale üldse ilmselt. Et me oleme tegelikult see vorm, mis siin praegu oli, et üle nädala neljapäev-reede põhimõtteliselt ja siis vahest on seal vahepeal neljapäeva õhtul mingisugune seminar. See tempo iseenesest juba on selline, kus mitmes kohas on arvestatud, et enne vaatad eelsalvestatud loengud ära või teed mingit ettevalmistust ja koha peale tuled juba rohkem seminarideks ja kollokviumideks ja praktikumideks. Et jah, mõnes kohas on palju pikemalt see sessioon siis. Nii, aga mis sellest täiendõppest või eksternist saab, mis see tähendab, et raha eest justkui õppida neid samu aineid. Kui vanasti oli natukene rohkem
rohkem seda, et ei pidanud justkui nagu sisse astuma meile ja et kui tahad, siis tuled ja võtad, siis tegelikult me ei tee sellist õpet enam, kuna meil lihtsalt nii palju soovijaid ei mahu ja me anname eelise inimesele, kes on tegelikult magistriõppesse juba kunagi sisse astunud, mingil põhjusel jäänud pooleli ja siis ta soovib eksternina läbida noh, veel viimast juppi ja nüüd tegelikult ka neid inimesi, kes püüavad meile sisse saada, lihtsalt sellepärast ei saa, et kandidaadid on kõik nii tugevad, ka teie siis, aga et saite üle selle lävendi, vähemalt 66 punkti, siis me, noh, et kui te soovite, siis me ikkagi ja kohti on, et mahub, siis me oleme nõus võtma ka eksterniks. Ja täiendõppija tähendaks rohkem seda, et teil on juba näiteks magistrikraad olemas psühholoogias, aga väga paljud ka kutsega psühholoogid täiendavad ennast ikka, et kutse on saadud ammu, lõpetamisest on väga pikk aeg möödas, et tegelikult on täitsa tore ennast jälle kurssi viia mingisuguste uuemate suundadega ja ennast värskendada, nii et täiendõppijana meil käivad vahepeal meie vilistlased ja see on väga tore. Ja siin on ja ma ei pannudki Ada nime siia, sellepärast Ada on nagu koolipsühholoogia selline suuna käehoidja kuidagi et pannud siia jah, Ada nime, aga nimetan siin toredaid inimesi, kellest jah, Kertu, Signe ja Kertu on siin ka olemas, inimesed, kelleta Psühholoogia Instituut üldse töötada ei saaks, kes aitavad nii oma inimesi kui ka tudengeid ja suhtlevad ja aitavad erinevate korralduslike asjadega. Ja ma mõtlengi, et ma enam seda ekraani ei jaga. Ja hea meelega ootan nüüd veel küsimusi. Nüüd ma näen juba chati ka. Ahah. Ma näen Gerda küsimust, et mitmed nõustamispsühholoogia eriala ained tunduvad kasulikud ka kliinilise psühholoogia huvilisele. Et kas on võimalik kliinilise psühholoogia suuna huvilisel ka mõningaid nõustamispsühholoogia aineid võtta ja nii edasi. Noh, tegelikult võiks mõelda ka täpselt samamoodi, et noh, psühholoog nõustaja mõned kliinilisi ained on jälle teistele vajalikud ja ka võib-olla koolipsühholoog, ühesõnaga tegelikult kõik niiviisi. Ma olen absoluutselt nõus ja meil on väga palju toredaid aineid ja põnevaid aineid ja tudengid tahavad meil õppida. Kohati meil tudengid õpivad liiga palju isegi, mis on nagu tore. Aga kuna me peame kindlasti garanteerima just selle suuna inimestele selle track'i, et nemad saavad sinna ainetele esimesena, siis me ei saa lubada, et jah, selle teise suuna inimesed, tulge teie ka kõik. Aga kui kohti üle jääb, siis eelisõigus on meie enda põhiõppe tudengitel. Ja siis tulevad teised. Et mõnikord mõnes aines on see maht natukene suurem, see varieerub ka, kus on koha peal sellist intensiivset võib-olla praktilist tööd vähem ja saab kuidagi teistmoodi korraldada, et siis ainemahud on mõnikord suuremad ja minu arust näiteks sel sügisel on arenguline psühhopatoloogia näiteks kliinilise aine, kus on ka teada, et seal on kohti rohkem ja siis päris paljud nõustaja suuna ja koolipsühholoogia suuna tudengid võtavad samamoodi seda ainet, täitsa võimalik. Ja on ka teistpidi. Nii et mõlemat pidi ma ütlen, et põhimõtteliselt jah, aga jällegi, et ained ei ole kummist. Mul on selline küsimus ka, et kui võttagi see psühholoog-nõustaja suund, aga siis ühel päeval tahta minna näiteks ka kliinilisse psühholoogi sellele kutseaastale, et noh, te mainisite, et see psühholoogia magister, et see on vajalik ja siis sealt edasi saab juba nagu
praktiseerida see nii, et sain ma õigesti aru, et ei ole nagu otseselt see, et kui teen praegu psühholoog-nõustaja selle suuna ära, et siis on kohe see teekond nagu väga keeruline, et kunagi näiteks kliinilisele kutseaastale minna. See ei ole võimatu, lihtsalt see variant on kõige kiirem, see üks suund, üks track ja enam-vähem lõpuni, see on kõige kiirem tee. Aga inimesed muudavad suundi küll ja et kui saada näiteks jah, tehagi magister näiteks psühholoog-nõustajana ja pärast vaadata, et ei, ikka hirmsasti tõmbab sinna haiglasse väga tugeva psühhopatoloogiaga inimestega töötama, et see ei ole välistatud. Aga siis kutseks on vajalikud teatud kompetentsid, siis on ilmselt see, et tuleb mingeid aineid kas täiendõppijana või siis teatud kursustega lisaks võtta. Ja noh, need psühholoogia erialade või nende suundade ühisosa on alati oluliselt suurem kui erinevused. Ja võetakse ja minnakse ühelt suunalt teise. Ma tean mitut inimest, kes on vahetanud ja kellel on mitu kutset ja siis nad on lihtsalt ennast täiendanud vahepeal ja täiendamine ka selles mõttes, et kui psühholoog saab kutse, siis kutsega psühholoogil on nõue oma kutset taas tõendada iga 7 aasta tagant, mis tähendab, et tuleb käia ise veel koolitustel ja et tuleb tõestada, et sa oled arenenud ja kui tundub, et ma tahan kuidagi teistmoodi areneda, siis hakataksegi võtma näiteks kliiniline psühholoog võtab psühholoog-nõustaja aineid või mingisuguseid, mis erialaks vaja on ja vastupidi ka ja kõik on võimalik ära teha. Tõnul Ada vist on ka, eks ole, tal oli koolipsühholoogi kutse, nüüd ta on psühholoog-nõustaja. Ma tean mitmeid, kellel on praegu nii kliiniline psühholoog kui psühholoog-nõustaja, et samamoodi, et millalgi on vahetanud. Ja ma tean, et Tõnu hoiab ka mõlemat kutset, et ta uuendab mõlemat. Jah. See ka veel, et täitsa tehtav. Ja siin paar küsimust puudutas koolipsühholoogia sisseastumist ka, et mille võib-olla ka häälega tasub ka üle öelda, et üks küsimus, et kandideerida võib nii päevaõppesse kui ka sessioonõppesse, millele Kertu juba vastas, et jah, nii see on. Koolipsühholoogia suunal on mõlemad võimalused olemas ja siis on teine küsimus, mis puudutab siis koolipsühholoogia sessioonõpet, et kas see on siis igal aastal, aga sellele Karina juba võttis hinge, et vastata. Ei tea, aga praegu viimased 2 aastat on see võimalus olnud, edaspidi ei saa ette kuulutada ega midagi lubada. Jah, tegelikult oli ka selle aasta vastuvõtt meile suht üllatus, et me teadsime, et see Pärnu on ühekordne projekt ja veel talvel öeldi meile vahepeal selge sõnaga, et ei, kindlasti nüüd see aasta ei tulnud ja siis vist enam-vähem märtsis või millegi öelda, et ei, nüüd läks kiireks. Siis ühesõnaga, siis läks kiireks ja siis äkki eraldati, leiti see raha, eraldati ja siis loomulikult me tegutsesime kiiresti. Aga see, mis järgmine aasta saab, pole aimugi. Nii et kui te kahtlete, et millal, et äkki siis järgmine aasta, et mina ei ootaks. Igal aastal me koolipsühholoogiat ikka tegema ei hakka, et kui siis üle aasta. Aga pigem tasub arvestada praegu sellega, et see on viimane kord see projekt. Et jah, et need eraldi kohad just, ma kardan, et meil sel aastal tuleb vähem kandidaate kui eelmisel aastal, sest et eelmisel aastal juba päris paljud said sellest võimalusest aru ja kasutasid selle juba ära. Ja kui meil nüüd peaks tekkima olukord, et kandidaate jääb väga vähe, siis seda enam meil ei paluta seda tulevikus enam uuesti teha, kui me ei saa isegi kohti täis, et vaatame, kuidas sellega on, et kuidas huvi koolipsühholoogia vastu on. Aga jah, et päevaõppesse on meil olnud tunduvalt suurem tung ikkagi ja palju kandidaate ühele kohale. Jah, aitäh, Kertu. Ühesõnaga, kui te vähegi mõtlete, kas nüüd või millegi hiljem, siis pigem nüüd, et ärge oodake, sest me ei tea, mis järgmisel aastal tuleb.
ja väga julgustan seda koolipsühholoogia suunda ka kaaluma, sest et see on ka hea võimalus praegu pääseda üldsegi psühholoogia magistriõppesse. Et kuna meil on ikkagi väga suur tung olnud magistriõppesse viimasel ajal ja häid kandidaate on välja jäänud, et siis tegelikult see on üks võimalus mitte tulla selle mõttega, et ma tegelikult tahan hoopis kliiniliseks saada ja võtan selle koolipsühholoogia õppekoha nüüd, sest antakse, aga noh, kaaluda ikkagi just seda koolipsühholoogi karjääri või karjäärinõustaja karjääri, et sel aastal on erakordselt siis mitte lihtne sisse pääseda, aga lihtsam kui mõnikord. Et jah, et koolipsühholoogi ettevalmistus võimaldab, paljud töötavad ju ka Rajaleidjas, jah, see on laste ja noortega töö, aga kes vähegi tunneb, et see on talle, siis kasutage seda võimalust, et saate päris hea ettevalmistuse. Ja noh, et ega meil ei ole ju sellist kokkulepe, et me kirjutame teiega vastastikuse kokkuleppe, et teie nõustute pärast magistrikraadi saamist 5 aastat koolis töötama, et niisugust asja ei ole, aga et kui vähegi kõnetab laste ja noortega töö, siis tasub. jah, võib-olla lisaks selle motivatsioonipaketi juurde veel selle, et mis võib-olla kui kellelegi huvi pakub, siis jällegi kohustab 5 aastat koolis töötama, on olemas haridustöötajate stipendium, millele saavad kandideerida nii-öelda. Üks asi on see stipendium, millest Karina juba rääkis, aga teine asi on lähtetoetus, mis tänavu oli 16 000 eurot, kuhu siis koolipsühholoogid võivad kandideerida, aga see siis eeldab seda, et ma 5 aastat töötan haridusasutuses või haridussüsteemis. Päris paljud meie tudengid, kes on lõpetanud, on selle suuna valinud ja selle toetusega saanud ja see on olnud nagu hea võimaluse oma õpingute ajal siis süveneda ja keskendudagi siis õppele ja mitte olla niivõrd kurnatud siis finantsilistest muredest. Aga praktilise poole pealt siin tuli üks küsimus veel, mis puudutas siis seda, et kui ma kandideeringi siis nii sellele päevaõppekohale kui ka sessioonõppekohale, kas see siis tähendab seda, et ma peaksin esitama mitu vestlust või mitu visiooni, aga vastus on see, et ühe ja sama visiooni ja ühe ja sama vestluse alusel lihtsalt kui on kandideerimine või nende avalduste sisseandmine, siis tuleb ära märkida, et kandideerin siis mõlemale. jah, et te olete üks ja sama inimene ikkagi. Vaevalt, et need vestlused totaalselt erinevad on ja me ju näeme süsteemis, et me valmistame ka ette, et me teame, et te olete siis mõlemale kandideerinud, te olete ära näidanud ka oma suunaeelistuse ja et eks me siis nagu vestleme ka selles osas, et mis te eelistus tegelikult on, et kui peaksid erinevad olema ja et miks nii. millise punkti summaga pääses viimane tudeng sisse, on küsimus, aga seda on nüüd Ma ei mäleta. vist ei ole mõtet öelda isegi, sest et sel aastal on meil teistsugused tingimused, et keskmine hinne Jah, enam ei lähe arvesse ja ja ega see number ei anna mitte mingisugust nagu orientiiri. Jah, 66 on see, millest peab kindlasti rohkem saama, aga jah, küsimus on, et palju neid 100-punktiseid oli. võib-olla isegi keegi oli. Võis küll olla. Ei imesta. 100-punktised on vist need, kes on cum laude'ga baka lõpetanud äkki või? Nüüd ei ole ka kindel. jah, aga no ei ole välistatud, et ei ole cum laude, aga no saabki nagu nendest. See bakaeksam on väga hästi ja siis on intervjuu läheb ka nii, et kõik ütlevad, et paneme 100. Et võimalik. Et jah, see punkti number, et millega viimane tudeng sai, see ei ole selline number, mis on mingi orientiir, millest saab mingeid järeldusi teha. Need ei ole võrreldavad aastate vahel ka. Pingerida on olulisem, mis on vahest hästi pingeline, kahjuks. Eelmisel aastal meil vist oli umbes 3 inimest ühele kohale päevaõppes või? Oli vist umbes selline konkurents. Aga eelmisel aastal oli ka kliinilise aasta, mis on traditsiooniliselt meil väga populaarne. Ja sama statistika näitab, et ega eriti vahet ei ole. Me ka kunagi arvasime, kui ma tegin pika aegrea, siis tegelikult ei paistnud. Jah. Kas cum laude'ga lõpetanud peavad tegema sisseastumiseksami ja intervjuu?
teine Kertu, kas sa mäletad, kuidas sellega oli, ei pea vist või? Minu meelest ikka. peavad ikka, jah. Mingi aasta sai otse sisse, aga see äkki siis Ei muutus saa. või? Ei, otse ei saa keegi, sorry. Nii palju, kui mina olen sellega tegelenud, nii kaua juba ei saa. Ei saa, Okay. jah. Tuleb ikkagi need cum laude annab 3 lisapunkti. Jah, ja rohkem, aga muidu ikkagi sooviks vestelda. Selles mõttes meil on oluline natukenegi aru saada, et noh, miks te ikkagi psühholoogiat õppima tulite, et cum laudeks, aga vahest hinded ei näita midagi muud. Et on eri asjad. Signe, kas sa tahad äkki rääkida paar sõna sellest karjäärispetsialisti reast? No, ma nimetasin, et see ei ole täpselt see 3+2+1 kutse nagu need muud psühholoogia kutsed, et seal otseselt ei peagi olema psühholoogia baasharidust all, et see on natuke teistmoodi, aga lihtsalt tutvustada, mis siin sees meil toimub. Ahah, sa räägid vist, aga jah, suu käib, aga teksti ei ole kuulda. siis vist nii ongi. No paistab, et Signe ei saa käima, aga ma juba tegelikult mainisin. Ahah, ma mainisin seda, et see on niisugune võimalus ka karjäärispetsialisti sellist kutset teha või suunda õppida ja see on selline lisaboonus ja sellepärast me oleme paketi pannud ka koolipsühholoogidele. Seda ei pea võtma, aga et me oleme organiseerinud, et seda saaks võtta. Nii, ma vist sain nüüd endal. Ja. Kui ma olen telefoniga, siis siin on natukene segadust. Aga ma võin mõne sõnaga rääkida, aga ma võib-olla isegi kommenteerin seda cum laude asja, et sellega sai sisse siis, kui meil läksid arvesse ainult riigieksami tulemused, aga sellest ajast, kui on siis meil vastuvõtukatsed, siis me ei ole nii-öelda ilma katseteta kedagi vastu võtnud. Aga jaa, karjäärinõustaja on selline tore amet, mis tõesti eeldab ka teadmisi siiski psühholoogiast, aga kutsestandardist lähtuvalt ei pea tal olema ilmtingimata selleks, et kutset taotleda psühholoogia alusharidus, et peab olema lihtsalt kõrgharidus ja on siis teatud pädevused, kus on ka psühholoogia teadmisi vaja, nii arengupsühholoogiast, sotsiaalpsühholoogiast, isiksuse psühholoogiast ja nii edasi. Ehk et selles mõttes sobib ta psühholoogia haridusega väga hästi kokku ja me oleme siin Psühholoogia Instituudis tõesti välja töötanud, me ei nimeta seda küll mooduliks, aga hulga aineid, mille läbides võiks siis saada vastavusega karjäärinõustaja kutsele. Ja need inimesed, kes koolis töötavad, sealhulgas kui ma ise kunagi ammustel aegadel töötasin koolipsühholoogina, siis tulid väga paljud õpilased minu juurde ja ütlesid, et ma lihtsalt ei tea, mida oma eluga pihta hakata, kuhu ja kuidas edasi minna. Nii et need teadmised ja oskused, kuidas õpilast aidata ja suunata oma elutee valikul, oma karjäärivalikul, õpingute valikul on üsna oluline ja mitte ainult siis ka tõesti koolipsühholoogile, tegelikult ka psühholoog-nõustaja juurde võib sattuda inimene, mitte ainult noor inimene, vaid tänasel päeval ka täiskasvanud inimene, kes ei ole näiteks oma tööeluga rahul ja see tulebki näiteks nõustamise käigus välja, et võib-olla tema probleemid ongi seotud tööalaselt ja siis need teadmised, mida me siit anname, kuluvad kindlasti marjaks ära, et sellepärast me oleme sellise hea paketi siia juurde teinud ja teadupärast päris konkreetselt karjäärinõustaja tasemeõpet Eestis niikuinii ka ei ole. Nii et see on väga hea võimalus saada head akadeemilised teadmised ka karjäärinõustamise vallas. Ja, aitäh.
töö on üks hästi positiivne töö, sellepärast et me vaatame kogu aeg ettepoole ja kuidas saaks oma elu mõnusamalt elada. jah, tugevalt positiivse psühholoogia poole kaldub parimas mõttes. Just. Aitäh, Signe. Nii, kas on veel küsimusi? Ma vaatan, Kertu on ka toredasti aidanud vastata siia, et magistriõppesse kandideerimine ei maksa midagi. Maksavad teie teadmised. jah. Et no kui tahta, eks ole, täiendõppurina tulla või siis eksternina, et see tõepoolest maksab, aga need tavalised praegu see tavapärane põhiõpe ja siis nüüd see koolipsühholoogia suuna sessioonõpe, et need tõesti, need on tasuta. Nii, ma vaatan, et küsimusi ei ole. Kas me tõmbame otsad kokku? Ilmselt jah, vaikiv nõusolek. Aga siis suur tänu kõigile, kes siin kohapeal kuulasid ja toredat kandideerimist. Et julgustan. Tulge, ootame teid. Ja kui tekib vahepeal küsimusi või mõtlete asjadele järgi, siis me oleme siin kõik olemas, meile saab helistada ja kirjutada ja saate kindlasti oma tekkinud küsimustele ka vastused. Jah. Aga jõudu ja toredat kevadet. Natuke külm on, aga ikkagi on tore. Nägemiseni. Head aega. Nägemist. Head päeva.